Infotunnis osalemiseks registreeris kohale 25 Riigikogu liiget, kohale ei registreerunud 76 saadikut. Infotunnis käsitlemisele tulevate teemadena on eelnevalt registreeritud 6 erinevat teemat, ja et me need jõuaksime ka kõik läbi võtta, siis võtame iga teema puhul ühe kohapeal registreeritud küsimuse, lisaks siis teema püstitaja küsimustele. Ja esimesena saab küsimuseks sõna Olga Sõtnik. Küsimus on suunatud peaminister Andrus Ansipile ja teema puudutab domeenireformi. Palun, Olga Sõtnik. Aitäh, proua juhataja. Härra peaminister, esmaspäeval teatavasti saabus see hetk Eesti interneti ajaloos, kui kell 12.30 Eesti interneti sihtasutus pani kinni siis umbes 40 000 domeeni, sealhulgas 12 000 seni eraisikutele tasuta jagatud PRI-e-domeeni ja nende domeenide omanikud ei pääse enam ligi oma kodulehtedele ja e-postkastidele. Google'i andmetel on kõigil PRI-e-domeenidel hetkeseisuga kokku 5,7 miljonit lehekülge, millest läheb kaduma siis kuni 98%. Selle sammu tegi Eesti interneti sihtasutus vaatamata kõikidele pöördumistele, sealhulgas siin Riigikogus esindatud 5 erakonna poolt tehtud pöördumistest. Et millise hinnangu te annate Eesti interneti sihtasutuse juhatuse tegevusele? Kas te jagate oma erakonnakaaslaste Silver Meikeri ja Lauri Luige seisukohta, et selline käitumine näitab sihtasutuse suhtumist Eesti kodanikesse ja vabaühendustesse? Aitäh! Aitäh! Kui see teie poolt väidete vastab tõele, siis muidugi viitab see sellele, et see ümberregistreerimine ei ole läinud sujuvalt. Ehk siis eelinformatsiooni pole ilmselt olnud piisavalt selleks, et kõik domeeni omanikud oleksid saanud ette nähtud tähtaja jooksul oma domeenid ümber registreerida, nii nagu kord seda ette näeb. Aga mul ei ole informatsiooni selle kohta, kui palju neid tegelikult on olnud, kes oma domeene pole ümber registreerinud ette nähtud tähtaja jooksul. Ma usun, et te saate selle sama küsimuse esitada ka majandus-kommunikatsiooniministrile, kelle haldusalas see valdkond on ja küllap te saate täpsema vastuse. Aitäh! Täpsustav küsimus Olga Sõtnikult, palun. No, kui rääkida nendest PRI-e-domeenidest, siis umbes 300 inimest eraisikutest ümber registreeris neid domeene ja ülejäänud 12 300 või umbes nii palju, siis seda ei teinud. Aga järgmine küsimus on siis selline, et nende aastate jooksul sinna PRI-e alla on kogunenud tõesti tuhandeid või miljoneid lehekülge informatsiooni, kus on nii eesti kui ka muukeelsed infomaterjalid, looming, kunst, sinna on tekkinud erinevad suhtlusvõrgustikud ja suhtluskeskkonnad. Et kas teie arvates kogu see info, mis on sinna kogunenud ja mis on tänaseks kadunud, on osa meie ühise digitaalse kultuuripärandist ja kas ta väärib kaitset ja säilitamist või ei ole see nagu üldse oluline küsimus? Aitäh! Aitäh! Nii palju kui mina olen asjast aru saanud, informatsioon ei ole mitte kuhugi kadunud. Kui domeen registreeritakse ümber, siis ligipääs sellele informatsioonile ka taastub ja nendes serverites, kus informatsioon siiani olnud on see informatsioon ka edaspidi, ainult et domeen ei ole enam aktiivne. Et väited selle kohta, et informatsioon on ära kadunud või et on ta hoopis ära kustutatud, no ei ole kindlasti tõesed. Aitäh! Ja teine täpsustav küsimus Olga Sõtnikult, palun. Aitäh! Minu viimane küsimus puudutab seda teemat, millest me oleme teiega juba ühe korra rääkinud siin saalis. Nimelt kulude avalikustamine. Tookord te ütlesite, et kõik kulud tuleb avalikustada selleks, et igaühel oleks selge pilt selle kohta, kui palju tegelikult siis maksavad need toimingud, mis on seotud domeenide registreerimisega. Ma olen saatnud selle kohta ka kirja teie kolleegile, kes teie kõrval istub. Tema vastas mulle väga lakooniliselt 5 reaga ja seal oli 5 numbrit, mis ei anna mitte mingisugust informatsiooni selle kohta, millised on need tegelikult kulud ja tulud. Et kas teie või võib-olla keegi teie abilistest või erakonnakaaslastest on tegelenud selle kulude avalikustamise küsimusega või milliseid samme te ole selleks teinud, et tõesti kõik saaksid teada, kuidas kujuneb ühe domeeni registreerimise hind? Aitäh! Aitäh! Interneti sihtasutuse kulude avalikustamine on sihtasutuse nõukogu ja juhtkonna pädevuses ja ainult nemad saavad selle otsuse langetada. Aga kodanikuna olen ma teiega sama meelt. Senikaua, kui
on igasuguseid kuulujutte sellest, et keegi rikastub ülemääraselt selle arvel, et domeeni registreerimise tasu on liig kõrge. Senikaua on abi oodata ainult ühest, see on avalikustamisest. Kui kõik tulud-kulud avalikustatakse, saab igaüks hinnata, kas domeeni registreerimise tasu on õiglane või ta pole õiglane. Ja kõhklustele, kahtlustele lisab toetust veel see teadmine ka, et siis, kui seda domeeni reformi kavandati, siis planeeritud registreerimistasu oli madalam, kui ta lõpuks välja kujunes ja see tasu, millest siis räägiti, eeldas hulga väiksemat registreerunud domeenide arvu, kui see praeguseks välja kujunenud on. Nii et ma liituks teiega, ütleks, et ka minu meelest asi vajab selgitamist ja selgitada ta saab ainult sel moel, et kõik tulud avalikustada. Nagu ma oma kõrval istuva majandus-kommunikatsiooniministri käest olen kuulnud, aprillis kavatsetakse seda ka teha. Aitäh! Aitäh, selle teema käsitlemise lõpetan ja